No see on see, et jassit ja tahvit me saame kas või õhtul võtta. Nii, Karel, pane telefoni ära. Kas tead sõbrad? See Ott nüüd siis ei tule. 20. märtsil ehk siis kohe-kohe etendub Unibet Arenal rockmuusikal Romeo ja Julia, kus meie Otiga ka mängime, küll mitte Ott ei mängi seekord Juliat ja mina mitte Romeot, aga meil vaidlus tegelikult käis. Meil on teised osad. Meie mängime, Ott mängib meil Julia venda tüüpi ja mina mängin seda, mida ma mängisin 20 aastat tagasi ka. Merk on selle sinu tegelaskuju Kuti nimi, jah. Kes on Romeo. Ja täna me natukene piilume siis selle etenduse kardina taha, et mis meil seal toimub, töö käib, hästi põnev on, hästi lahe on. Ja meil on tegelikult veel, kellel pole piletit, siis tasub tulla, sest me lähme jaulutiga kaklema etenduse ajal. Et siis saab tulge vaadake, kumb siis peale jääb. Ühesõnaga me laulame teile täna mõned laulud sellest etendusest ja spoiler alert ka teile kõigile, et seda laulu, mida me Otiga koos laulame, selleks ajaks me mõlemad oleme surnud juba lihtsalt. Ja mitte päris või? Jah, see läheb nii. Kelveran veli öösel kohtuvad, nad ära linna tühjal tänaval. Kaks südant üheks sulavad. Liignoored on nad veel, et alistuda. On liiga noored nad, et närtsida. Ja igavesse unnet vajuda. Mis maailmas on lahti, et neile peate jahti. On armastus ju kuum ja kiire, armastus ei tunne piire. Pankuri tütar ja töölise poeg, vanemad on rahus, aga see ei loe, sest armastust ei saa need keegi röövida. Pankuri tütar ja töölise poeg.
Ma tegin Armastus on kuueline, armastus ei on taluviine. Kuri tütar ja tõise poeg, vanemad on rabus, aga see ei loe, sest armastust ei saa neid keegi rebida. Pankuri tütar ja tõelise poeg, pankuri tütar ja tõelise poeg, vanemad on rabus, aga see ei loe, sest armastust ei saa neid keegi rebida. Pankuri tütar ja tõelise poeg, pankuri tütar ja tõelise, pankuri tütar ja tõelise poeg. no nii, kohtume etendustel. Lähed juba ära või? mina pean kahjuks lahkuma, sest et Ta peab proovima minul tegema, tal ei ole selge veel. ei, minul on, algab Arvo Pärdi keskuses kohe kontsert kell 4. Kedagi ei huvita. Arvo Pärd tuleb ka kusjuures kuulma. Siis huvita. ja sellepärast ta nii närvis oli. Ott Lepland, suur aplaus veel! Mul läks üks asi meelest ära, head naistepäeva kõigile naistele. ja ma tahtsingi seda öelda, tõepoolest head naistepäeva ja tere tulemast Romeo ja Julia fännipäevale. Tõepoolest aasta aega on meeletult tööd tehtud, et Unibet Arenal see kõik 20. siis alguse saamas on. ja muusikaautorid, kes on kogu muusikali kirjutanud, Elmar Liitmaa, teeme suure aplausi. ja samuti ka Jaagup Kreem otse loomulikult. ja Jaagup, ma kohe tahaks küsida, 20 aastat on sellest ikkagi juba möödas. Kuidas nüüd on siis 2 nädala pärast jälle kõik see tuleb kümnete tuhandete inimeste ette, oled sa valmis? Noh, muidugi olen valmis, aga samas ärevus on täpselt samasugune nagu 20 aastat tagasi, et tegelikult miski pole muutunud. Natuke hirm on ka, sest et see on midagi vapustavalt suurt, see, mida on teinud meie produtsendid Magnus ja loomulikult Andres, see on, sellise kambaga tasub tööd teha. ja meil on ansambel Terminaator, nagu oli 20 aastat tagasi laval ja meil on sellel korral ka sümfooniaorkester, juht Edmar Tuul on ka seal, teeme talle ka suure aplausi, tuli meid täna siia vaatama. Edmar toob suure orkestriga kaasa. No Elmar, sina oled nüüd muusikaga teinud kõvasti tööd. Sa oled ise öelnud, et meeletult töötundi sinna alla pannud. Kui palju see erineb nüüd sellest, mis oli 20 aastat tagasi nüüd 2 nädala pärast Unibet Arenal? No nii ja naa, et see on olnud muutumises kogu aeg, et vahepeal mõned lood erinesid päris palju, aga siin vanad tegijad tõmbasid mul natuke pidurit peale, et ei, las ta ikka jääb nagu, las ta jääb ikka algupäraseks. Aga see on igal juhul erinev, et sümfooniaorkester on kaasatud ja noh, see annab teistsuguse kõla ja teistsuguse energia sellele igal juhul. Ja te näete täna väikest killukest ka koos tantsijatega siin, kuidas me seda kava teeme. Meil on üle 125 tantsija laval, sümfooniaorkester, lisaks laulukoor ja kõik muud veelgi. Ja ma tahaks öelda, kui palju teil pilet on olemas lihtsalt huvi pärast? Ossa püha taevas! Kuule, aga siis paneme selle putka kinni. Meil oli tegelikult täna väikene üllatus teile kõigile naistepäeva puhul, et meil on siin piletitasku kaasa tulnud ja ainult täna, ainult meie fännipäeva ajal on piletid -15%, ise valite, millisele etendusele tulete, mõned on välja müüdud, igale poole ei saa, aga mõned kohad veel on, nii et tasub käia siit piletitasku putkast läbi, sellepärast et te ei saa netis soodustusega ainult siin, ainult täna, tund aega, nii et tasub igal juhul need ära osta. Jaagup, sina mängid etenduses Merki ja 20 aastat tagasi mängisid seda sama rolli ja sa ei ole põrmugi vananenud, kuidas see võimalik on? Sa näed täpselt samasugune välja. Olete nõus ju? Ma sõin lapsepõlves väikse vääniku tabletti, kes ei tea, mis asi see on, siis minge lugege Pipi uuesti läbi, siis tuleb meelde. Väikse vääniku tablett on hea asi, see ei lase vanadusel kallale tulla.
Elmar, sina olid ka 20 aastat tegelikult tagasi ise laval, aga sa olid selles mõttes laval kardina taga peidus. Bändi millegipärast ei näidatud, sellel aastal ikkagi tuuakse teid rahva ette ka. Miks te seal kardina taga pidite olema Termikaga? Lihtsalt kogu see lava seal Nukuteatris oli nii palju väike, et polnud nii palju ruumi, et meie bänd ära mahutada. Seekord on tõesti meid nähtavale kohale pandud. Aga muidu ma olen samas rollis nagu 20 aastat tagasi mängin kitarri. Suur aplaus, teeme Jaagupile ka suure aplausi. Ka Jaagupil on täna kontsert, kes tahab, läheb klämmi, aga see vist on ka välja müüdud. Igal juhul naistepäeva kontsert, Elmaril ka suur aplaus, aga nüüd on mul suurim hea meel kutsuda siia lavale meie peaosalised, kes tulid läbi castingu. Castingul oli meil mitusada noort inimest ja nad valiti tõesti sealt välja. Teeme suure aplausi Romeo ja Juliale, Vanda Helene Ollep ja Jaagup Tuisk. No tere Romeo ja tere Julia või tere Julia ja tere Romeo. Tere kõigile ilusat naistepäeva! Romeo, mis sa kinkisid oma kallile etenduse naisele Juliale täna naistepäeva puhul? See on piinlik küsimus, sest ma tean, sa pole mitte midagi talle kinkinud. Ei, on sügav armastuse ikkagi. Kuulge, rääkige, aasta tagasi olid castingud, peaaegu aasta, kohe saab aasta tagasi. Te tulite castingule, Jaagup tegi lennujaamast video, sina käisid kohal, te saite mitmetest voorudest edasi ja lõpuks teid valiti välja peaosadesse. No, mis tunne on see ühele noorele muusikule? See on ikka eluprojekt selles mõttes, et nii suurt võimalust ja nii suurt vastutust, vähemalt minul, usun ka Vandal, ei ole veel elus ette tulnud, seega suur au on seda rolli täita. Jah, täpselt samad sõnad selles suhtes, et niivõrd hea meel ja tõesti siuke südameprojekti tunne, et meil on niivõrd lahe sats kokku saanud ja kõik on minu meelest täpselt nii, nagu ta olema peaks. Ja tõesti nagu seltskond ja kõik need näitajad, kes teie ja meie lavastaja Tanel Saar ja olete siia valinud, kõik rollid on nagu nii täkkesse läinud, et see on tõesti super tõesti. No 20 aastat tagasi te olite väga noored inimesed alles. Kas teil õnnestus Nukuteatris käia vaatamas ka noort Elmar Liitmaad, noort Jaagup Kreemi ja kõiki Hele Kõrve ja Kristjan Kasarootsa loomulikult? Oli teil aimu, olete te näinud seda etendust 20 aastat tagasi? Näinud olen, aga kahjuks koha peale mind ei viidud. Nii et ma olen pidanud seda kahjuks ekraani vahendusel tagantjärele vaatama. Jaa. Mul ema ütles, et ta mingi 4 korda käis vaatamas. Ma ei tea, miks ta mind siis kordagi kaasa ei tahtnud võtta. Võib-olla ma olin liiga suur tüütus sellel ajal tõenäoliselt, aga jah, kahju, et ta mind kaasa ei võtnud. Aga igatahes ekraani vahendusel muidugi olen näinud ja vaadanud mitu korda. Kas siia on täna tulnud inimesed, kes on seda etendust 20 aastat tagasi näinud Nukuteatris? Te käisite koha peal? Jaa. Vau, teie ka olete koha peal käinud ja tulete nüüd uuesti? Jaa. Õige valik, ma loodan, et te väga ei võrdle, sellepärast et nüüd on see 10 korda parem. Kindlasti, sellepärast et meil on kõik asjad paremad. Aga ma lasen Vandale ja Jaagupil laulda teile vahepeal üks meie hit-singlitest. Ma tegelikult tean, et te käisite, sest te laulsite seda esimest lugu juba nii südames kaasa, seda oli tore vaadata. Ja nüüd siis, mis te arvate, mis lugu tuleb Vanda ja Jaagupi poolt praegu? Siis kui maailm magab veel. Siis kui maailm magab veel, palun! Ma tunde keelest aru vist ei saa, kuid arvan, et nad tahtsid kutsuda mind sinu juurde, et ma näeksin sinu nukrust ja saaksin korraki sinu huuli suudelda. Ma vihma keelest aru vist ei saa, kuid arvan, et ma tean, miks sa ja pean, et igatsust mu hingest pesta, kauem see ei või ju kesta, peitab ja tamu pisara. Siis kui maailm magab veel, linnudel taas õnneome, vaid me kaks ei keegi muu.
tõusust aru vist ei saa. Miks kogu ilu peab lõhkuma ja öösema jäävad hetked meie kahe salaretke ainsad millegi veel elada. Siis kui maailm magab veel, linnud edasi õilume, vaid me kaks ei keegi muu. Saladus peab tõuseb kui nüüd ta läheb, siis tead, et jääb mu hinge igaveseks saab. Sest siin mu sees on süüdline ja kustutada seda ma ei saa. ja Julia, seda oli kõrvalt juba väga ilus vaadata, nad ei saanud silmi üksteiselt ära, nii et nad on, ütleme niimoodi, Tanel Saar on nendega palju vaeva näinud ja nüüd nad ongi nagu päriselt armunud. Jaagup, jää sina veel siia, Vandale korraks aitäh, Vanda tuleb kohe veel tagasi, sellepärast ja õige pea on ka väike autogrammitund. Aga teeme suur aplausi Kaarel Targo, meie näitleja. Kaarel on mees, kes tuli meie etendusse samamoodi. Siin kutsuti castingule, sa võtsid vaevaks, tulid ja muidugi põrmustasid kõik, sa said kohe edasi. Vaatan, temal on muide pea väritud, talle endiselt siin on natuke veel sinist värvi peas. Sinu roll on Ben ja ma ütlen, et see Ben, ma nüüd proovides vaatan, on selline krutskeid täis selline mees, kellel on, ütleme niimoodi, ta oskab nagu rääkida ja kuidagi nagu päris hästi asju paika panna. Kui palju sul seost päriselus Beniga on? Krutskeid täis või täitsa segi? Ma ei tahtnud nii öelda, aga ta on täitsa segi tõesti. Ja ma just Amanda Herminega eile korra arutasime, ta ütles, et kuule, sul jube hästi sobivad need rollid, aga sa ei ole päris elus üldse nagu selline, et siis ma ütlesin, et võib-olla sa ei tea, nüüd kui ma kodus olen. Aga jah, ei, see tüüp on, jah, ma ütleks natuke rohkem krutskeid täis, et võib-olla tal oleks vaja kuskile minna uuringutele. Aga ei, noh, mis siis ikka, Taavi Tõnissoni roll 20 aastat tagasi, ise ma seda nägin ka, kusjuures ma olin ise tol ajal Nukuteatris publiku teenindaja. Olin seal, jagasin kleede inimestele välja, vaatasin Kristjan Kasearu muidugi kõige rohkem kadestasin. Tema rolli ma kahjuks ei saanud, aga noh, vähemalt Taavi Tõnissoni oma. No sina oled tegelikult professionaalne näitleja. Ütle, Kaarel, kas kõik näitlejad laulavad? Sellepärast, et sa tulid meil castingule ka, sa laulsid nagu kulda, nüüd etenduses sul on ka, mida te kohe esitate Jaagupiga üks laul, et kui palju sa laulmisega päriselt tegeled? Lühidalt, kõik näitlejad nii hästi kui mina ei laula. Aga ja ma tulen musikaalsest perest, ütleme nii, et näitlemine on kindlasti mu põhihuvi, aga tegelikult ma olen paljudes muusikalides kaasa teinud ja tegelikult minu huvi ja isegi armastus muusikalide vastu tegelikult on niimoodi iga rolliga aina kasvanud. Et võib-olla kui algselt oli natuke selline mõte, et ma tahan ikkagi tõsine draama näitleja olla, et võib-olla muusikal on nagu mingi second hand asi. Vastupidi, see on tegelikult just nimelt, seal saavad nagu päriselt näitlejaoskused ja lauljaoskused, no need tipud on just nimelt need, kes suudavad nii näidata kui laulda ja ma loodan, et ma pürgin, ma liigun sinna poole. Kas see lava nüüd Unibet Arenal 20. märtsil see kõik alguse saab, on sinu seni suurim lava, kus sa oled näitlejana üles astunud?
absoluutselt jah, et olen Estonia laval, Vanemuises, ka Alexela seal suures saalis olnud, aga see on nüüd minu jaoks küll enneolematu suurus. Isegi eile ausõna proovis, see oli esimene kord, kui ma sain isikliku selle kõrvamonitori ja etendusaja klikk jookseb kõrva, see oli juba esmakordne, nii et ma arvan, neid esmakordseid tuleb selle produ jooksul veel palju. Aga laseme siis Kaarnil ka laulda, Jaagup toetab sind, te olete seda proovinud siin küll ja veel, küll võib-olla teises võtmes, täna on akustiline seade meil, vahepeal tuletan meelde, et kes päriselt tahavad veel etendusele tulla, siis täna ainult siinsamas Piletitasku letist kuskil poole tunni jagu saab veel soodsalt osta pileteid soodsamalt kui muidu, sellist võimalust rohkem ei tule ja me fännipäeva puhul sellise võimaluse teile tõepoolest tegime, nii et kes soovib, siis astuge sealt läbi. Aga nüüd teie ees Jaagup Tuisk ja Kaarel Targo. Ja ma tahtsin ütelda, Jaagup, et enne sa nii armunult siin Vandaga laulsid, et ma pööraks su tähelepanu sellele, et tegelikult on naisi maailmas veel. Poole ei mind seganud, kas maailma tipus sa lennata kord, kus on küll see tüdruk, kes on minule, see üks ainus õige ja mina teed olen, oh armastus. Sõber, ma toetan sind halvas ja heas, kuid tundub, et lahti on kruvid su peas. On maailmas naisi must miljon küll, kui üks neist on armas, siis on teine nii. Räägi neile seda, mis ma kuulda tahavad, siis oma salad kambrid kõik nad pead sul avavad. Ei mõelnud ma seda kaugeltki mitte nii. Ma tahan, et ta oleks üks ja ainus surmani, oh armastus. Pead ei hoovunud pilvedest veel, mis asja sa sonid, kas tunned halvasti ei. Võid naerda mulle, kuid hinge ei saa ju keelata ega ka lasta närtsida, oh armastus. Mõtled ikka järgi, mida soovin sa, kas tahad terve elu veeta ainult ühega. On naine meile valla, on tähtsaid kõiges see, et avaksime südamed me armastusele, oh armastus. Romeo, mis viga? Parem ära päri, sellest aru sa ei saa. Tean ainult üks kord elus saan teda tunda ma, oh armastus. Kaarel Targo ja Jaagup Tuisk. No kuulge, Kaarel laulab ju kulda või mis? Nii et Kaarel, kui näitlejatööga läheb nagu läheb, siis tead, et laulukarjäär on sind ees ootamast. Me kohtume nendega veel, sellepärast varsti on autogrammi tund, aga nüüd suur aplaus muidugi ka Taavi Langi, Elmar Liitmaa, teeme neile ka suur aplausi. Varsti näete koos tantsijatega, kuidas Jaagup laulab ühte väga tuntud muusikalihitti, aga praegu on mul suurim heameel kutsuda siia lavale. No ma julgen öelda, et meie muusikali üks tähtsamaid mehi, kes on päevast päeva proovides ja näeb näitlejatega väga suurt vaeva. Teeme suure aplausi meie lavastajale, Tanel Saar! Tere, Tanel! Tere, Andres! Selge, mulle öeldi just, et koreograaf teeb praegu trenni usinasti, ta ei tule. Aga ole hea, Tanel, võtta istet, sa oled nii palju seisnud, ma näen sind proovides hommikust õhtuni, iga päev sa proove teed.
no ütle, kus seisus täna Romeo ja Julia on, meil on 2 nädalat esietenduseni veel minna. Jaa, ma räägin iseendast, mul endal on väga hästi, ma olen 3 kilo juba kaotanud. Ja elan põhimõtteliselt juba 2 nädalat siin majas, kodus käin magamas. Romeo ja Juliaga läheb väga hästi, seda on mitu korda siin täna kõlanud ja mul on väga hea meel selle üle, et selle muusikuli jaoks kõik inimesed, kes on saanud nendesse kohtadesse, kus nad on õiged inimesed. Et castinguga ja kõigi asjadega on väga hästi läinud ja proovid on praegu väga hästi läinud. Ma isegi arvasin, et me nii kaugele ei jõua siin enne, kui me Unibetti läheme, aga me oleme jõudnud väga heasse kohta ja see lugu juba hingab väga korralikult. Sa oled ennem ka lavastanud tükke, aga ma ei tea, kas nii suurt asja ja Unibet Arena laval on sul mingi selline kogemus olemas või nüüd sa saad oma ristsed ja saad näha seda kõike, mis hakkab juhtuma Unibet Arenal? Jaa, ma olen mitu Eurovisiooni lavastanud ja igasuguseid lauluüritus. Ei, muidugi, loomulikult Eestis ei saa suuremaks minna, et see on esimene kord, nagu laulusõnad ütlevad, esimene kord minu jaoks ja väga suur aukartus kõige selle asja ees on, ega ma siiamaani ikkagi õhtul lähen koju, siis pulss on väga kõrgel ja hirm on, aga ma ei näita seda välja, miks ma sellest praegu räägin, ma ei tea. Te võib-olla ei tea, kuidas see kõik algus sai, sest tegelikult Tanel Saar liitus selle projektiga juba siis, kui Edmar Tuul hakkas seda mõtet mõlgutama, et korraldada üks selline äge muusikal jälle, sest 20 aastat tõepoolest täitub ja Edmar tahtis teha seda Viimsi Artemis, kuhu te kindlasti ei oleks kõik ära mahtunud, et ma mõtlen, et 25 000 inimest, kus nad oleks seal olnud, et tegelikult hea, et see kõik nii läks ja Tanel oli juba selle projektiga kaasatud enne, kui tulid produtsendid ja ütlesid, et me läheme Unibet Arenale. Tanel, mida sa mõtlesid, kui sulle esimest korda tuldi ja öeldi, et ei Tanel, me läheme sealt Viimsi väiksest saalist Eesti kõige suuremasse saali Unibet Arenale? See pall hakkas veerama, ei olnud esimene asi, me läksime korraks sinna ühte kontsertsaali veel, mis siin kesklinnas on. Alexela? Jaa, Alexela. Siis ma mõtlesin, et okei, no jaa, väga hea, aga siis, kui te tulite jutuga, et läheme Unibetti, no see enam suuremaks minna ei saa. Siis peab hakkama uut maja ehitama. Siis korraks oli niimoodi, aga ma mõtlesin, et noh, tead, kui see niimoodi on läinud, siis ega ma kätt ette ei pane ja saagu mis saab. Meil on projektis väga palju tippnäitlejaid, seal on Seppo Seeman, Merle Palmiste ja Jan Uuspõld ja nii edasi, aga Vanda ja Jaagup on ju eelkõige tegelikult lauljad. Nad ei ole näitlejad, sa oled nendega tööd teinud. Kuidas sul tunne on, et kas oled saanud neist selle välja, mida sa tegelikult oodanud oled? Jaa, kõiki ülejäänud inimesi, kes seal on, ma põhimõtteliselt teadsin. Vandat ja Jaagupit absoluutselt mitte. Muidu ma teadsin nimesid, aga ei tundnud. Ja me oleme väga hästi sõbraks saanud. Ma väga loodan, et nad usaldavad kõiki mulle nüüd ja mina usaldan ka ja me räägime väga tähtsatest ja väga intiimsetest asjadest, mis selles etendus peavad olema ja need barjäärid on nende poolt väga ilusti ületatud ja nad on väga tublid. Need sammud, mis nad on teinud, on pikad ja need on laetud. Selles mõttes nad on väga tublid. Ja viimane küsimus, Tanel, me just Kaarlaliga rääkisime, sina oled ka ju tegelikult näitleja, sa oled tippnäitleja ja me just rääkisime, et kõik näitlejad laulavad, et kas sina ka meile täna laulad midagi? Jaa, see ongi lahe asi muusikalide juures. Ei, ma olen ka ikka 1-3 väiksemat muusikali teinud, aga mina ei laula absoluutselt. Jumala eest, seda kuulen ainult mina ise, kui ma laulan, mitte keegi teine. Selles mõttes on lahe ja, et ma teen muusikale juba nii suurt asja esimest korda, aga väiksemaid olen teinud, aga laulmine minu jaoks täiesti võõras teema. Ja ma väga kahetsen seda. Ma ilgelt tahaks laulda, aga noh, võib-olla mõni teises elus. Meil on lauluõpetajad Kaire Vilgats, Elmar Liitmaa, Edmar, nad panevad sind laulma. Nad on seda kõik juba proovinud. See ei tööta, see makk ei tööta. Teeme suure aplausi meie lavastajale Tanel Saarele. Tulge vaatame, näete, kuidas ta on selle kõik kokku pannud. Jaa, ilusat naistepäeva. Nii, aga meil on veel näitajad, ennem kui me läheme siin tantsu ja päris rock'n'rolliks ja autogrammi tunni juurde, siis ma palun veel meie 2 näitajad, kes olid lahkelt nõus täna siia tulema. Teeme suure aplausi Janet Tšemi, Vavilov ja Karl Robert Saaremäe. Nii, ma annan Karlile ka mikrofoni siit. Ei, sul nii vali pole, tõepoolest. Kuulge, rõõm neid teha. Janetit, ma ei tea, kui palju näitleja rollis teada, aga Janet on tegelikult töötab igapäevaselt My Hitsi hommikuprogrammis. Jah, My Hits siinpool. On minu konkurent kahjuks, aga siin me oleme ikkagi täna eelkõige kui kolleegid. Ja tegelikult sina oled laulja ka, sa oled muusikaga ju tegelenud väga pikalt. Jah, alates kui ma olin
15. Ma tean, te ootasite vastust, et kui ma olin 3 ja hakkasin laulma enne, kui rääkisin, et ka päris nii see ole. Et sellepärast ma olen ka raadiohääl enne lauljat. Karl Robert Saaremäe, tema on siis see näitleja, keda tuli kõige kauem taga ajada, et ta meie muusikalisse tuleks. Teda pidi lausa anuma, ma pidin talle helistama, ma pidin taga kohtuma, siis ta ikkagi ei olnud nõus, ma helistasin veel ja siis me mõtlesime ja kuna ta isa, Üllar Saaremäe on ka meie etenduses, siis ma rääkisin ta isaga, et palun ütle pojale, et ta tuleks meie etendusse. Karl Robert, miks nii raske kätte saada? Ei, see ei vasta tõele, tegelikult lihtsalt selliseid pikki koordineerimatuid tüüpe, kes laulda ei oska, on Eestis nii palju, et nad pidid selle ühe õige üles leidma, see võttis aega lihtsalt. Nüüd, kui sa meie projektis oled, mis sa nüüd ütled? On sul hea meel? Ja mul on väga hea meel, ma tõesti ei tea, kuidagi need castingud läksid, mul ei ole Facebooki lihtsalt juba 8 aastat, ma saan aru, et see on nagu selle kurja juurde, need castingud läksid minust mööda lihtsalt nagu täiesti ja järsku ma kuulsin, et oli selline võimalus. Ja siis ma mõtlesin, et pagan, tegelikult ma oleks ka tahtnud, no mitte, et ma ennast suureks laulumeheks pean, aga siiski, sest et mina nägin seda 20 aastat tagasi, kui Nukuteater seda tegi ja see tõesti jättis mulle kustumatu mulje. Nii et ma oleksin väga tahtnud ka laulvate rollide peale ennast proovile panna, aga näed, lõpuks saatus ikkagi tahtis, et ma siin lavale jõuaks ja Andres Puusepp võttis ise minuga ühendust, jah. Sina, Karl, mängid turvameest. No põhimõtteliselt võib nii öelda või selline korraldaja mees, ütleme, Sam, Jan Uuspõld on rohkem selline turvamees, mina olen ka Julia turvamees, aga rohkem selline korraldaja mees, et kui me oleksime Itaalias, eks ju, ja tegemist oleks maffiaperega, siis tõesti nagu kõik tööd kuuluks minu hõlma alla selles mõttes, et kui on probleem, mina lahendan selle ära. Ja Janet, sina tulid meile castingule, sa jõudsid tegelikult, ta kandideeris Julia rolli ja ta jõudis väga-väga kaugele, sa olid viimaste top 3 seas, sa ei kaotanud mitte midagi, sa said väga suure rolli meie muusikalis tänu sellele, et sa tulid castingule. Ütle, kuidas sul see idee tuli, et ikkagi castingule tulla? Mina käisin ka vaatamas siis 20 aastat tagasi Romeo ja Juliet. Me oleme nii vanad, jah. Me oleme tõesti ääretult juba seal 30 plussini, aga ma armusin ära kõigepealt Romeosse, keda ma seal laval nägin, kelleks oli siis tol päevil Kristjan Kasearu. Ja siis ma sain teada, et kui mul kunagi on võimalus Juliet mängida, siis see päev peab tulema, aga ma pean ütlema, et kes tegid selle otsuse, et ma ei ole Julia, tegid väga hea otsuse. Sellepärast ma mängin ühte karakterit nimega Pall ja Pall on siis koos 2 teise tšikiga Romeo satsis. Ja ma olen Pallina selline tugev emalõvi, no selline, et nagu kui keegi peaks tüdrukutest minema kaklema, siis olen mina. Ja ma olen palju rohkem see, kui ma oleksin siis Julia ja seda kõige paremas mõttes, et ma olen ääretult õnnelik ja tänulik just selle rolli üle, mis ma sain. Kui palju te eelnevalt muusikalides osalenud olete? Ma ei tea, Karl, sina oled ju tegelikult tippnäitleja teatrilavastustes, oled küll ja veel filmides olnud, aga muusikalis oled sa olnud? Ütleme, et ma olen löönud kaasa sellistes muusikalistes lavastustes. Thiel Luhlenspiegel, mis oli rohkem nagu draama küll, aga seal me laulsime Hiired on hiired Ugala-teatrist. Ühesõnaga laulmist ja laval olemist nagu koos on segatud küll, aga päris sellises muusikalis, eks ju, mis ületab kõiki mastaape, mida ma kunagi olen ette kujutanud, kus on laval korraga nii orkester kui bänd. No ei ole, ma varem sellist asja kaasa teinud, jah. Janet, sinul näitleja kogemust, kuidas sul on? Kogemust on palju, aga kes käis vaatamas sellist muusikale nagu näiteks Vanamehe muusikal? Seal käis, Lotte käis. Jaa, Lotte käis, nii tore. Mina mängisin seal Vanamehe muusikalis Ainot, seda väikesti. Kes oli? Siin oli Aino fänn oli siin kohal. Teid sulle friikad välja või midagi? Ei, aga mina nägin sind ka seal, mis see oli, High School Musicalis. Jaa, seal olin ka mina, aga jaa, Aino lapselast mängisin. Ja olen teinud küll ja veel sellist muusikali, aga mitte sellises mastaabis, kindlasti mitte. Väga tore, see kõik saab juhtuma juba 20. märtsil Unibet Arenal. Siin on nii vähe aega, et natukene ausalt pulss hakkab kiiremini käima. Me kõik oleme selles ootuses, nii et me väga ootame teid Unibet Arenale. Teeme suure aplausi Janet ja Karl Robert. Aitäh teile tulemast. Kohe saab nende käest pilti autogramme ka. Anna mulle mikrofon. Aga nüüd ma kutsuksin siia lavale meie tipp-tantsijad. Meil on üle 125 tantsija, me oleme need kuidagi nagu ära jagunud, kõik on väga professionaalsed ja tipud, aga oli tantsijatele samuti casting, nagu oli näitlejatele ja neid oli ka seal päris mitusada ja ainult natukene üle 20 neist valiti välja. Kui ma võin kutsuda meie tipp-tantsijad siia lavale, teeme neile suure aplausi ka korraks. Ja Vanda ja Jaagup ka kindlasti tulevad.
nüüd meie peaprodutsent Magnus varastas tantsijate sellise hetke praegu ära, ma tahtsin teid natuke hiljem kutsuda. Tantsijad, tulge kummardama vähemalt, näitame meie tipptantsijaid korraks, sest nad on tõesti suure kanalipu läbinud. Teeme neile suure aplausi, sõbrad! Ja siin nad teie ees on, kohe nad näitavad, kuidas nad tantsivad ka. Tahtsingi teid lihtsalt näidata, sest te olete kõik nii ilusad ja toredad ja te tantsite nii väga hästi. Oota, mitu meest, ma hakkasin praegu vaatama. Kuule, miks nii vähe mehi on? See on defitsiit. Mehed on defitsiidid, nii et täna on naistepäev, meil on naisi väga palju. Aitäh teile, kohe näete ka, kuidas nad tantsivad ja nüüd tõepoolest meie peaosalised Vanda ja Jaagup, Romeo ja Julia, suur aplaus! Ma nüüd ei tea, kumb sinu mikrofon on. Vaata, äkki see. Väike tehniline, vaatame. Äkki need laulu mikrofonid ei ole või? 1, 2, 1. Davai, siis jääb see. Okei, soovib teile, jah? No nii, viimane lugu. Tõmbame selle energia siin käima. Kes oskab, siis laulge kaasa, sõbrad. Arvasin, et minuga seda juhtuda ei saa. Liiga palju näinud elutee. Nagu 17 ma taas põlvest nõrk ja silmad maas. Anusin, et suud läksin impee. Õlale kallutatud pea, silmad on kinni ja sa tead, tagasi teed ei ole siin. Nagu esimene kord, kui hinges möllator, maagiline jõud rebib mind su poole. Nagu esimene kord, kui hinges möllator ja aru ma ei saa, kuidas lasin kõigel sellel juhtuda. Halb on aimdus minu sees, ainus mis mind ootab ees on kokkupõrge iseendaga. Isu kadunud on mul, uinun alles koinikul, kuigi peaksin kohe ärkama. Südamlik võius sundida, hinge ei tohi keelata. Tagasi teed ei ole siin koos, nagu esimene kord, kui hinges möllab kord. Maagiline jõud rebib mind su poole, nagu esimene kord, kui hinges möllab kord ja aru ma ei saa, kuidas lasin kõigel sellel juhtuda. Esimene kord, hinges möllab kord, maagiline jõud rebib mind su poole, nagu esimene kord, kui hinges möllab kord ja aru ma ei saa, kuidas lasin kõigel sellel juhtuda. Ja tees! Romeo ja Julia, Vanda ja Jaagup ja meie tantsijad, kes tantsisid sealpool lava ja sealpool lava. Teeme meie koreograafidele ka suur aplausi, Märt Agu ja Kristin Murula. Aitäh teile! Suur aitäh kõigile! Ja nüüd, sõbrad, on niimoodi, et me paneme siia ette lauad, kes tahavad pilti, kes tahavad autogrammi, neid saate, meil on autogrammikaardid, kõik asjad olemas, aga nad tulevad siia lindi taha, siis te peate kuidagi tegema siia sellise toreda järjekorra ja saate kõik kenasti autogrammid ja pildid ja kõik muu kätte. Ja kes veel soovib osta täna -15% soodsamaid pileteid, siis piletitasku on siin koha peal olemas, see on ainuke võimalus, veel 15 minutit, kes soovib, see tahab ja tuleb. Nii et kes on valmis, siis võite julgelt siia tulla, meie näitlejad ja